Football või jalgpiljard on meelelahutuslik mäng ning suurepärane vaba aja veetmise võimalus. See on kombinatsioon jalgpallist ja piljardist, mida mängitakse suurel piljardilaual reaalsete jalgpallidega. Reeglidki on nagu piljardis, kuid kii asemel tuleb kasutada enda jalgu. Meie võistlus siin jalgpall-piljardis on kohe algamas. Minu koos on endine Eesti koondislane Alo Pärengruu. No nii, Alo, ma saan aru, reeglid on täpselt nagu tavalises piljardis. Viskame nüüd kivipaberkäärid ja vaatame, kumb meist alustab. Kes alustab siis? Just. Teeme nii, davai. No nii, ma valin, et ma ise alustan. Nii, sinul on siis triibud, mina pean lööma värve. Nii oli viga ja ma panen siit samast selle teele. Oba! 2-2. Järjest nopid punkte praegu. Ai, ja triipudel on ainult üks. Sisse ja läks sisse. Täielik willpower oli see praegu, ma surusin teda, võib-olla natukene tuul aitas kaasa. Nii, nüüd sa pead ainult musta veel sisse lööma. Alol on siis kõik oma triibud sisse löödud ja ainult must on jäänud. Oi jumal. Nüüd ma tegin olukorra eriti lihtsalt. Palju õnne, väga tore lahing. Alo, meie lahing on lõppenud Brasiilia võiduga. Palju õnne, et ma saan aru, et see on nüüd päris Robinho särk, see vist aitas kaasa. Noh, vist küll natukene, et mul oli õnn mängida Eestis siin Brasiilia vastu ja siis sai omal ajal siin särk vahetatud temaga. Aga tegelikult on asi ka oskustes, et sa oled lihtsalt seda mängu ka selgelt enam harjutanud. Ma vist ei ole nii palju harjutanud, aga eks ütleme jalgpallioskused või sellised annavad kindlasti siin natukene seda asja juurde, aga kuigi see peaks olema suhteliselt võrdne nii harrastaja kui ka profi vahel, et seda peaks ilmselt kunagi proovima, ma ei tea, kas piljardimängija ja jalgpalluri vahel, et eks siis näitab ära, et kumb on osavam selles mängus. Pakun seda rohkem sellistele firmaüritustele, päevarenti, oleme teinud sünnipäevasid, perepäevad ja mõned lauad on ka lokaalselt üleval meil Tallinna Kalevis ja Oxforellis.